Kuna on juhtunud selline asi, et objektil on püstitatud pärg, siis see midagi tähendab. Ja nüüd ma juba sain aru, et me oleme natuke hiljaks jäänud selle mahavõtmisega, aga me parem hilja kui mitte kedagi ja et see asi ilusti väärikalt ära teha, siis kõigepealt annan sõna meie tublile vallavanemale, kes loodetavasti sinna üles läheb, et omalt poolt midagi öelda. Tere kõigile ja tänane päev on tegelikult sellepärast siin, et tõepoolest Türi vald tellijana on märganud signaali, et pärg on üles riputatud, see tähendab seda, et hoone ehitus on läinud plaanitult ja saavutanud oma kõrguse. Ehk et on aeg tellijal tähele panna, kui hästi on tööd edenenud ja kiita ehitajat. Ja sellepärast me tegelikult siin täna olemegi. Meie tellijana tõepoolest oleme ilusas ja kenas koostöös. Ausalt öeldes ega isegi mitte ainult pärja pärast, me oleme ennemgi silma peal hoidnud tööde käigul ja sellega igati rahul. Nii et tänusõnade ütlemiseks on terve see rahvas siia kogunenud ja tõepoolest ka traditsiooni järgides tuleb siis püüda pärg alla tuua ja vaadata siis, kas tellija või siis hoone peremehed ikkagi ka vääriliselt tõepoolest ehitajad hindavad. Et püüame omalt poolt siis tõepoolest ehitajatele anda ka märku, et tööd on tõepoolest hästi tehtud, tublisti tehtud ja mis siin salata, eks innustada ka edasisele tegevusele, sellepärast et hulk töid on veel ees. Ja meie poolt on tegelikult hoone tulevasi kasutajaid palju ja neid tegelikkuses siis võib jagada kahte lehte. Ühed on hariduse ehk kooli inimesed ja teised on spordirahvas. Ja kõigepealt võib-olla ma siis annan sõna ka koolijuhile ja seejärel spordijuhile, kes saavad omalt poolt midagi asjakohast ja päevakohast öelda. Ervin, ole hea. Aitäh, väga head ehitusinimesed. Me oleme väga rõõmsad, et see talv on jumalalt antud selline, et ta ei ole väga talvemoodi. Ja te olete väga edukalt saanud edasi minna. Ja kui ma iga päev möödun siin ja vaatan, kui hoolega see kõik kerkib ja mul on sõlmitud teatud kihlvedust, et me õigel ajal kõik sisse saame, siis nii, et hoidke oma tempot ja loodame, et õigel ajal saame kõik sisse ilusatesse kenadesse ruumidesse. Aga praeguseks aitäh ja olete tõesti vahvad. Täname nii spordimeineste poole pealt, kui võtta ehitust ja panna seda kuidagi spordi konteksti, siis kindlasti ei ole tegemist sprindiga, vaid pigem maratoniga. Maratonil on alati õige taktika, õige strateegia, väiksed vahe-eesmärgid. Valida tuleb õiget jooksu ilma, et rekordid püstitada ja nii edasi. Ja tundub, et selle esimese poolega sellest maratonist olete hästi toime saanud ja sellepärast mõtlesime, et ehitajal kulub ju vahevimissi võidu eest karikas ära. Ja siin on meie peal ka tekst, et vana peab uuele ruumi tegema, aga selleks, et te teise poole vastu peaksite, käib ju spordi juurde alati mitte doping, vaid jõujook. Nii et need kuuluvad ehitajatele ja pidage tublilt lõpuni vastu. Aga siis meie poolt, ehitajate poolt. Meie see sprindi või siis maratoni esimene pool on edukalt läinud. Mulle siin tosistati, et tegelikult on läinud sutsu kiiremini, kui plaanisime. Vaatamata sellele, et vanajumal on see aasta ehitaja nägu ja mitte suusataja nägu. Meil on selle üle siiski hea meel spordimeestel. Küll tuleb talv ka. Aga jah, et tegemist on eriliselt olulise objektiga ja see tähtaeg ei kannata kindlasti kuhugi lükata. Lapsed peavad õigel ajal kooli saama, et õppida korralikult ja sporti teha. Me lubame, et me teeme oma töö ilusti ära. Aitäh teile! Annan üle selle kohalikule pealikule, kes on siin kõige kõvem mees. Mina ainult toetan. Tahtsin öelda, et ega selle hoone juba siiamaani saamise juures on väga palju erinevaid osapooli, et alustades tõepoolest projekteerijatega, siis loomulikult igasuguste järgmiste ametimeestega, lõpuks siin ehitajate, erinevate koostööpartneritega. Vabandust, ma segan, nende kohta ei tohi ehitaja öelda, nad on peatöövõtjad. Peatöövõtjad ja alltöövõtjad, kõik on olulised. Aga tahan öelda seda, et kõigi tänamise aeg tuleb loomulikult siis, kui on see kõige pidulikum päev, see avamise päev. Aga arvestades tänast ilma on meil siis ehitaja ei tohti nüüd öelda, vabandust, mis ma siis nüüd ütlen. Peatöövõtja esindajatele. Peatöövõtja esindajatele tahame siiski väiksed abivahendid üle anda. Nii, aga siis Ivo. Jõudu, jaksu.
tänan, tänan, aitäh, tänan. Paul. Sergei. Jakob. Ja kõige lõpus need 2 meest, kes siin nagu väga-väga sebivad, et kes siis? Rasmus ja Ahto. Objekti juhid. Need on ikka õnnaks, vaata pikaks ahaa, ja ega siis nendel ootajatel ei ole ka mitte lihtne koolil ja spordimeestel, et spordimehed peavad tükk aega veel läbi ajama enne, kui saad spordijoonesse. Teine ka väikest topinud. Ja ka koolil tuleb vastu pidada. Ei ole lihtne, aga midagi vastu. aitäh, proovime. Ilus pilte. Kuna vallaoleval võib-olla võtab see asi natuke aega, siis need on tormikindlad vihmavarjud muuseas, et ärge siis nagu vihma pärast peljake, kui vaja läheb. Siis ma arvan, et nüüd on kohane hetk, et võtame selle pärja maha enne, kui päris häbiks läheb ja Pippi vaata, seal on mees, kes üles saadab, saag on tema käes, nii et head teed teil minna ja... Meie häbi ei kestnud kauem kui paar päeva, siis sõime päri alla ja täname ehitajat veel kord.